Tšau! Ja täna ma siis vastan mõndadele nendele korduma kippuvatele küsimustele. Ma ei oska enam eesti keelt rääkida ausalt, ma ei oska ühtegi keelt enam rääkida normaalselt. Mis puudutavad veganlust. Te olete jätnud mulle paar küsimust ja ma tean mõndasid selliseid küsimusi, mida tavaliselt inimesed tahavad teada. Ja ma vastan nendele ka. Ja ma olen õues, nii et sorry, et on autohääled. Kõigepealt siis vegan või vegan, ma ei tea, kuidas teie nimetate seda, on inimene, kes on jätnud välja oma toitumisest kõik loomsed tooted, ehk siis liha, kana, kala, kanamunad, piim, mesi, želatiin, kõik tooted, mille valmistamiseks läheb vaja midagi, mis on pärit loomalt. Okei. Ja paljud tihti küsivad mu videote all, et kas piip on vegan, kas on vegan. Ja ma ei jõua kõigile alati vastata. Aga nagu seda ei ole nii raske tuvastada, kas on või ei ole. Sa lihtsalt lähed poodi, võtad selle asja, kui sul on poolfabrikaat, toode, küpsised või midagi, seal on alati olemas see koostisosade list, sealt sa loed üle. Kui seal ei ole midagi piima või kanamunaga seonduvat, siis see on ilmselt vegan. Poolfabrikaattoodetega on niimoodi, et vahest on, vahest ei ole, et alati ei tea, mida sinna topitakse. Aga kui sa ikka puuvilja leti äärde lähed või lihaleti äärde, siis sa tead küll, et sa saad nagu aru, et liha päris ei ole veganitele, sa nagu näed ära kohe. Ja puuviljad, et loomulikult on ju. Et mul on siis tihti kirjutatud näiteks, et kas sai on vegan või kas sool on vegan. Nagu sellised ilmselged asjad, et veganid ei eemalda mingi suvaliselt oma toitumisest mingeid asju, nagu näiteks soola. Kui me midagi nagu eemaldame oma toitumisest, siis see on ikkagi põhjuse pärast, et peamiselt veganitel on siis eetika pärast, et soola valmistamiseks ei kasutata ühtegi looma ära või ei tapeta, nii et see on nagu ilmselge natuke. Sai on üldiselt vegan, saia tegemiseks läheb tegelikult vaja ainult jahu, soola, pärmi, vett, muud ei lähe tegelikult vaja, aga mõndadesse saiatoodetesse pannakse mingeid asju sisse. Nii et koostisosade list on alati olemas, sealt loed järgi, kui ei ole mingit piimapulbrit, munakollase jahu, munapulbrit, mida iganes. Et sellised asjad ei ole vegan. See võib tunduda nagu raske, et pean nüüd iga kord hakkama lugema neid koostisosasid, ma ei jaksa, see on nii palju tööd. Aga see ei ole tegelikult nii raske, et ajapikku alguses võib-olla on, et sa ikkagi hakkad uusi asju rohkem sööma, et sa nagu põhimõtteliselt eemaldad omas toitumisest need loomsed asjad, aga samas sa nagu mitte ainult ei eemalda neid, vaid sa nagu vahetad need millegi vastu välja. See protsess nagu sa tutvud uute toodetega, sa muidugi nagu peadki nagu alguses ongi nagu peadki lugema ja vaatama, et mis sulle meeldib ja mis ei meeldi, et praegu mis sa sööd, ma olen suht kindel, et sa ostad neid samu krõbinaid iga kord, kui sa lähed poodi ja seda sama saia, sa oled juba harjunud sellega ja kui sa ükskord leiadki endale selle, mis sulle meeldib, siis sa ei peagi enam selle peale mõtlema, sa lihtsalt teadki, et okei, seda ma söön, selle võtan, seda ei söö, seda ei võta. Et see ei ole tegelikult nii raske midagi. Ja põhimõtteliselt kõikidele mitte-vegan toodetele leidub mingisugune vegan variant, et veganiks hakkamine ei tähenda millegist loobumist. Näiteks paljud kirjutavad igale poole, et ma tahaks veganiks hakata, aga ma lihtsalt armastan juustu nii palju. Aga värk on selles, et isegi vegan juustu on. Nagu Eestis on näiteks suuremates poodides Wilmersburgerit. Ma olen ostnud näiteks Solarisest ja Prismast ja Kaupsist. Wilmersburgeri juustu, super. Siis on Violife'i juustu on Soomes näiteks igas suuremas poes. Eestis vist ei ole veel päris poodides, aga vego.ee-s saab tellida väga edukalt. Ja see on ka nagu super. Wilmersburgeri hind on veel veidi krõbedam, aga Violife'i saab väga odavalt kokku osta tegelikult. Kõik need toidud, mida sa praegu armastad süüa, saab veganiseerida põhimõtteliselt, et sa vahetad teatud toiduaineid millegi vastu. Näiteks sulle meeldivad makaronid, hakkliha, kastmega ütlema, on ju. Mis siis tuleb ära vahetada? Liha, toidukoor. Kõik muu jääb samaks põhimõtteliselt. Makaronid on vegan loomulikult. Jahust ja veest tehtud. Keedad siis makaronid, on ju.
ja praed seal oma sibulat ja paned sinna näiteks sojahakki. Ja siis praed seda näiteks hakkliha maitseainega, mis on ka vegan. Enamuse ajast ei ole sinna midagi mitte taimset pandud. Ja siis praed seda sojahakk ja siis lisad sinna taimse toidukoore, näiteks halprooma. Ja ongi vala valmis. Ma ei tea, mis seal veel käib, jahu võib-olla paksendamiseks ja midagi, et kõik saab edukalt nagu teha vegan versioonis, et ei ole midagi rasket. Okei, nüüd ma rääkisin natuke selle toitumise osa pealt, aga tegelikult on minu jaoks tähendab vegan rohkem kui oma toitumise muutmist, et minu jaoks ei ole päris täpselt veganid need inimesed, kes nagu söövad ainult taimetoitu, aga siiski näiteks kannavad mingit karva. See muideks ei ole päris karv, et see on päris kunstasi. Veganiks hakatakse tavaliselt 1-3 põhjusest või siis nendest kõikidest. Esimeseks on siis eetilisuse pärast ehk siis loomade heaks, teiseks siis tervise pärast ja kolmandaks kas siis keskkonna, kas siis selleks, et rohkem keskkonnasõbralik olla. Minu meelest need, kes tervise ja keskkonna pärast hakkavad, on rohkem nagu taimetoidu dieedil. Selles mõttes, et veganlus nagu hõlmab nii palju muid nagu eluaspekte, et veganid ei kanna loomanahka, loomakarva, mida iganes, see on nüüd siin niisugune võltsasi on ju, et veganid üritavad vältida ka loomadel testitud toodete kasutamist, ostmist, nende firmade toetamist. Selle alla käib siis kodukeemia, kosmeetika, et nagu nii palju kui võimalik, et üritad siis teha oma parima. Ei käi loomaaedades, tsirkustes, kus kasutatakse loomasid äri tegemiseks ära, kus tehakse nende pealt raha. Ehk siis üritatakse vältida kõike, mis hõlmavad loomade inimese jaoks ärakasutamist. Kui te aru saate. Mina olen vegan olnud üle 2 aasta. Ma alustasin kõigepealt tegelikult tervislike põhjuste pärast. Üks kord 2 aasta tagasi ma lihtsalt hakkasin nagu netis surfama õhtul ja mõtlesin, et kurat, peaks hakkama tervislikumalt sööma. Ja siis ma jõudsin kuidagi sinna Fully Raw Kristiina YouTube'i peale ja vaatasin, et oi, päris huvitav. Ja siis vaatasin seal ringi ja sain teada, et miks need loomsed tooted ei olegi nii tervislikud, kui meil on räägitud. Ja muidugi ma otsisin nagu rohkem selle kohta informatsiooni, et see ei olnud päris nagu, et vaatasin ühe video ja siis olin okei, nüüd hakkan veganiks, et ei. Et ma ikkagi vaatasin, et kuidas siis täpsemalt sööma peaks, et ja vaatasin rohkem nagu dokumentaale ka. Ja siis ma olingi mingi aeg, ehk pool aastat olingi nagu tervislike põhjuste pärast. Ma sõin hästi tervislikult, nagu ma üldse ei teadnudki, et on sellised asjad olemas nagu veganjuust ja mingid sellised asjad. Ma sõin tavaliselt sellist talupoja toitu, riis ja köögiviljad ja kartul ja kõike sellist, et ja smuutisid jõin hästi palju. Ma teadsin, et mandlipiim oli, seda ma jõin. Aga ma selliseid erilisemaid tooteid, ma ei osanudki nagu otsida, et nagu vegan jogurtid ja sellised asju. Ja siis ma juhtusin lugema selle eetiliste põhjuste pärast ja vaatasin sellist dokumentaali nagu Earthlings ja sellest ajast peale ma olengi olnud nüüd eetiliste põhjuste pärast ehk siis loomade heaks vegan. Ja kui ma ennem muutsin ainult oma toitumist, siis nüüd kannan ma silma peal ka selle, et milliseid riideid ma ostan, et need ei oleks tehtud kasutades loomanahka, loomakarva, mida iganes. Sest et miks? Ma vaatan, millist kosmeetikat ma endale ostan. Ma ei käi loomaaias, ei käi tsirkuses, ei käi Sea-Life'is, SeaWorld'is, SeaWorld, jaa. SeaWorld'is ja igas sellistes kohtades ja üritan teha oma parima, et vältida loomade ärakasutamise toetamist. Ma ei tunne, et see oleks selline, mis see siis on? Sacrifice. Appi. Eesti keel täitsa ära meelest läinud. Ohverdus. Täpselt. Et jah, ma ei tunne, et ma ohverdaksin ennast. Vaid see on mulle rõõm, see on mind väga paljude väga toredate inimestega kokku viinud ja see on lihtsalt hea.
teeb südame soojaks. Ehk siis ma hakkasin veganiks, kui ma olin 15. Kui sa oled väga noor, siis ma ei soovita sul nagu pea ees külma vette sukelduda, ütleme niimoodi, et paljud kirjutavad mulle, et mis see vegan on, ma tahan ka hakata. Niimoodi ei ole hea, et kui sind tõesti huvitab, siis sa nagu vähemalt ise uurid enne välja, mida see veganlus tähendab ja mõtled selle üle, et kas see on tõesti see, mis sa tahad teha. Et kui sind nagu ennast väga ei huvita, siis see pole väga jätkusuutlik. Et kui sind ennast ei huvita, siis sa ilmselt ei ole ka valmis nagu ise otsima selle kohta lisainformatsiooni, ise otsima selle kohta informatsiooni, kuidas toituda niimoodi, et see oleks tervislik ja jätkusuutlik ja siis võivad tekkida igasugused probleemid. Kui sa lihtsalt mõtled, et okei, olen nüüd vegan, ma ei söö enam liha ega midagi. Ja siis kui ema teeb süüa, siis võtad sealt nokid ainult paar kartulit ja ei võta midagi muud, on ju. Et see ei ole väga tervislik, et see vajab ikka natukene teadmisi ka, et päris paljast kartulit lihtsalt süüa ei saa, et see ei ole väga tervislik, ma arvan, et igaüks teab seda. Sinna on ikka vaja kõrvale neid teisi toidugruppe ka ja seda peabki natuke uurima, et mul ei tulegi enam meelde, mis ma tahtsin öelda. Siis muidugi on küsitud mu käest, et kas veganid saavad kõik need vajalikud ained kätte. Mulle päris tihti kirjutatakse, et kas sa saad need kõik vajalikud ained kätte, mis munas on, aga lihas. Ja need ained on siis toitained, ehk siis mikrotoitained ja makrotoitained, vitamiinid, mineraalid ja kõik muu selline. Ja vastus on, et jah, vegan saab need oma toitumises kätte, välja arvatud B12 vitamiini, mida tuleb juurde võtta, sest et see on vitamiin, mida toodavad bakterid ja millega on enamus loomatoitu ka rikastatud, nii et see nagu väga vahet ei ole, kas sa võtad seda nagu otsepurgist või seda rikastatud toitu. Aga see on üldse teine teema, sellele ei keskendu praegu ja teine vitamiin on vitamiin D, millest ei ole küllalt isegi väga paljudel lihasööjatadel, et see ei ole üldse nagu veganite probleem. Et isegi enne seda, kui ma läksin kooli arsti juurde ja ütlesin, et ma olen vegan, arst juba ütles mulle, et kas sa võtad D-vitamiini, et D-vitamiin on siis päikesevitamiin ja meie saame seda piisavalt ainult suvel põhimõtteliselt. Et sügisest kevadeni on soovitatav kõigil võtta seda, aga muud toitained saab kõik jumala hästi taimetoidust kätte, kui sa sööd mitmekülgselt ja tervislikult, siis ei ole probleemi ausalt. Ja muidugi peab sööma ka piisavalt. Aku juba vilgub, aga mult on küsitud, et kas ma tahaksin endale looma. Muidugi tahaksin, aga ma olen täielikult vastu ka näiteks loomade aretamisele. Kui mul oleks võimalus võtta varjupaigast, päästa mõni loom ja anda sellele hea kodu, siis ma muidugi teeksin seda. Ja mul on küsitud, et kas ma võtaksin kui ma võtaksin looma, et kas ma söödaksin talle siis liha. Et koerad on omnivoorid nagu meie ja nad saavad väga hästi taimetoidul hakkama, aga seda peab natuke rohkem planeerima muidugi. Et see oleks sellele loomale hea, et sa ei sööda talle ainult banaani, vaid sellist spetsiaalset koeratoitu, mis on mõeldud nagu vegan koeradele, nagu sellised, kas siis toitainetega rikastatud või sellised, saad aru küll. Kassidega on natuke teine lugu, kassid on karnivoorid ehk siis nagu naturaalselt lihasööjad. Ja on toitained, mis neil on vaja, aga mida ei leidu taimedes, näiteks nagu tauriin. Ehk siis neil on tõesti vaja liha, aga on ka nagu selliseid erilisi kassitoite jällegi, mis on nagu rikastatud täpselt niimoodi, et ei ole liha vaja, aga see on nagu selline, ma arvan, et kui sul on juba kass, siis sa ei peaks ennast tundma nagu süüdi selle pärast, kui sa söödad talle liha. Sellepärast, et see on enda loomuses, nad ei saa midagi teha. Meil inimestena on nagu valik see ja koeradega on nagu lihtsam selles mõttes, et aga kui ma võtaksin looma, siis ma ilmselt ei võtaks selle pärast endale kassi, ma pigem võtaksin koera ja ma olen alati rohkem nagu koera sõber olnud. See oleks kerge mulle ja nii, mul läks parem. Hästi palju on tulnud seda küsimust ka, et kas mu vanemad on veganid ja ei ole. Eelmine suvi nad proovisid olla, aga nad hakkasid jälle liha ja piima ja selliseid asju sööma.
peale seda, kui Eestist käisid külalised ja tõid sealt igast asju kaasa ja mulle tundubki see, et see on rohkem nagu mugavuse pärast, et nad ei taha olla veganid, et nad ei ole selle vastu, nad toetavad mind nagu 100% selles mõttes, et ema ostab mulle vegan toitu ja teeb mulle ka vegan toitu, mis on nagu super ja nad ei käsi mul mingi umbes neile mingit lihapraadide nagu sellist nagu selles mõttes mul on vedanud, aga ei, nad ei ole veganid. Mul on muidugi lootus suur südames, et võib-olla see kunagi juhtub jälle. Ma annan neile aega, et ma ei suru neid sellesse, kui nad tunnevad, et nendel on aeg seda teha, siis see on nagu kõige õigem aeg selleks. Kui ma saaksin lapse, kas ma kasvataksin teda veganina? Muidugi. Paljud ütlevad, et see on oma lapsele peale surumine, veganluse peale surumine. Aga kui sa nagu niimoodi mõtled, siis ma võiksin ka öelda, et oma lapsele liha söötmine on enda nagu mõtlemise peale surumine, selles mõttes, et su laps ju tegelikult ei vali, et ta tahab seda süüa. Sa lihtsalt annad talle seda. Et planeeritud taimne toitumine on soovitatud siis igas vanuses inimestele beebieast pensionieani. Pole probleemi. Muidugi jällegi see, mis sa toidad lapsele, et päris ainult tõuna ei saa anda, et ikka tervislikku tasakaalustatud toitu. Arvan, et ma teen millalgi veel veganlust puudutavaid videosid ja toitumise ABC ja sellised asjad, aga praegu mul see pakku tühjaks, nii et tšau, ma loodan, et sulle meeldis see video. Pane veel küsimusi veganluse kohta alla, kui sa tahad veel midagi teada. Ja tšau, head õhtu jätku, elage hästi!